Pallinina vaatlustorn. See on üks väheseid torne, mis on nendest vanadest piirivalvetornidest veel alles on. Seal on luid ja sinna poole peaks Kõpujõe radarimast paistaks. Inimene siin on peaaegu püstloodi seal, et pakud siin on suht kahtlased. Suhteliselt tuuline. Eile oli lausa torm. Laine käib peaaegu kaldani välja, nii kõrgel müsi. Paistab, et on siuke pehme pankrani. Leid ka mereäärest. Olen jõudnud siia nüüd selle poolsarja tippu. Linnukesed lendavad mul natuke oma tees. Endasid koha ära. Ja siit läheb siis edasi nagu nüüd Kõpu poole. Siin on niisugune lääs, et on alla. Ma arvan, et ma olen seal teiselt poolt siia pole nagu kõndinud. Tuul tuleb ka. Nii Kõpu see on paista tuleb jälle. Aga nüüd sinna poole siis läheb Pallinina. Kumb läheb? Auto on seal. Siia otsa nüüd istutanud ennast päris ebaharilikud puud. See on paju, hõbepaju. Või on see mari? See võib küll olla, see kasvab igal pool. Majakus on ära kadunud. Ühesõnaga olen siis jõudnud siin Pallinina ja Kõpu vahelisele sükksele vallile. Ma olen teistpidi seda maad käinud. Kõpu majakus mu selja tagant on ära kadunud. Pallinina kindlasti kohe ei paista. Seal on kah. Seal olen mina. Kaks kõrrekesed teevad siin mustri segada. Asju mere paremini turgi. Ausalt, ma ei tea, mis seened need on, kui teaks, oleks nagu pidumajas vist. Või tatikad on need või? Vaatan just. Ongi võikad. Kes need puhastada viitsib?
see on nagu metsa kaudu minna, kui ma siit mõne tee nüüd leian. Et ma loodan, et ma ära ei eksi siia tatikate vahele. Google Maps näitas, et siin on tee ja puha, aga tegelikkuses läheb männivõsa aina priskemaks. Paistab, et siin on käinud keegi enne mindki. Mingid linnud vist nukkima. Noh, seekord võib isegi seda Mapsi usaldada. Ongi tee ja täiesti rallitav tee. Nii, igatahes põhja. Tagasi jõudma Pallininaga. Telefoni näitab. 6,4 kilti on käidud. Ühesõnaga jalad on küll nii valusad, et